Tervist! Mõni aeg tagasi tuli meil välja artikkel Waterloopi lahendusest üle jõe Rimis Pärnus. Pärast seda tuli päris palju küsimusi, et mismoodi see asi ikkagi tegelikkuses töötab ja kus see kasumid kõik tulevad. Kui vanasti oli meil külmkamber ja oli ka jahutusmasin siin peal, oli siseosa ja oli väliosa. Ehk siis seda ruumi jahutati ja see energia, mis siit ära võeti, suunati õue ja see läks täiesti vabasse loodusesse edasi. Kuid nüüd Waterloopiga on meil võimalik koguda kogu see soojusenergia kokku. Ehk siis lähevad torud siit järgmisesse ruumi, mis on siis kõige eelduse kohaselt mingisugune tehniline ruum, kus siis asub Timplexi näiteks maasoojuspump, paisupaak, võib-olla tarbevee boiler, kui seda vaja on, ja ka vaba jahutus patarei kuskil katuse peal. Ehk siis nüüd tuleb soojus mööda toru soojuspumpa või ta käib läbi soojusvaheti. Et masinad kogu aeg ei töötaks intensiivselt, on ka siis paisupaak siin vahele pantud. Nüüd soojuspump võtab siit oleva energia ja annab näiteks selle energia radikasse, ventilatsiooni vahele kuhugi, mis iganes kohta. Ehk siis on võimalus selle sama soojusega talvel näiteks kütta ruume, ventmasinaid kui ka tarbevett. Kogu selle protsessi juures jahtub vesi jälle maha või glükool või etanol, mis iganes seal soojuskandjaks on. Muidugi vesi on halb sellepärast, et see kipub minema jäässe. Kuna ikkagi, kui me vaatame kambrit siin, siis see kamber võib olla näiteks -20 või +5, et temperatuurid võivad minna päris madalaks. Soojusvaheti katusel tegelikkuses ei ole vaja kogu aeg kasutada. Seda kõike juhib automaatika ja seda kasutatakse üldjuhul just suvekuudel, kui temperatuurid on väga kõrged. Rääkides üle Rimi juhatajaga, ütles, et neil see suvi tegelikkuses ei olnud probleeme. Nad ei pidanud kordagi külmkambrit tühjaks tõstma või midagi taolist sellist, sest et kogu aeg oli kindel temperatuur olemas. Praeguse hetkel on arvestatud üle Rimi tasuvusajaks circa 6 aastat, mis on Rimi juhtide poole pealt öeldes üllatavalt hea tulemus. Eestis on selliseid projekte praeguse hetkel suhteliselt vähe. See oli esimene pilootprojekt, et vaadata, kuidas see asi töötab, mis on see nõrkused, mis on selle positiivsed küljed ja hiljem, kui asi ennast tõestab, siis soovitakse just väiksemates poodides minna selle süsteemi peale üle.